Hei, mina olen Gerda Miller ja räägin teiega täna natukene meigispreidest. Väga tähtis roll, eriti kui see on seotud just, et ta peab hästi pikaajaliselt püsima, näiteks red carpet või mingisugused üritused, et fashioni shootide puhul ma nii palju ei kasuta. Ma olen proovinud päris palju erinevaid, aga hetkel kõige kauem ma olen kasutanud ikkagi Urban Decay All Nighterit. Just seetõttu, et ta on niivõrd suure püsivusega ja kuidagi hästi kerge kasutada ja ta ei jää liiga intensiivne, liiga tugev. Et miks mulle meeldib just Difference'i see näoudu ongi, ta on nii kerge, ta on nii kerglane, et tal ei ole seda ohtu, et ta võiks pritsmena tulla, mis tihti juhtub väga paljude erinevate setting spreide puhul, ehk siis ka kinnitusspreide puhul on. See on väga-väga oluline roll just seetõttu, et kuna setting spreides olev alkohol ikkagi sulatab puudrit, siis kui ta tuleb sellise pritsmena ja sa näed seda, siis sinna võib tekkida selline nagu märge või nagu jälg ja mida udusem ja kergem see sprei on, seda parem tulemus jääb ja seda vähem on ohtu, et võib midagi ära rikkuda. Tootelõhn on alati väga tähtis, et inimesed on väga erineva tundlikkusega lõhna osas, ka tekstuuri osas, et seetõttu mida kergem ja selline nagu neutraalsem see lõhn on hea, aga samas jällegi, kui ta on lõhnata, siis see on jällegi omaette, tal ikkagi mingisugune lõhn on, mistõttu värske lõhn on alati kõige parem lahendus, ma arvan, või ta annab selle tunde juba, selle turgastatud tunde. Ma ei tea, kas seda sihukest väljendit võib kasutada, turgutava tunde, jah. Kui ma esimest korda seda proovisin, mäletan, ma proovisingi kohe seda käele ja see lõhn oli minu jaoks kohe väga meeldiv, et see värskus on, ta annab selle, kuidas ma ütlen, kui primer spreid kasutada või kinnitusspreid kasutada, siis see lõhna värskus on see, mis tegelikult inimestele mõjub. Et kui ta on ikkagi väga parfüümi intensiivne lõhn, siis see tundub kohe raske ja sul on tunne, et seda on liiga palju, aga kui ta on kerge lõhnaga ja värske lõhnaga, siis see koheselt tundub õrn ja nagu ta lihtsalt silitab seda nahka. Kõiksugustes setting spreides, kui seal ei ole alkoholi sees, siis ta ei ole setting spray, et seda peab nagu endale meelde jätma. Aga kus ta siis seal asetseb koostisosade nimekirjas, see näitab, kui intensiivne ta on. Et kui ta on kohe alkohol on esimesel kohal, see näitab seda, et ta on väga-väga tugev setting spray ja esimesel ja teisel kohal, et igapäevaselt ma ei soovitaks teda kasutada. Et küll nagu kui sa tead, et sul on vaja, et ta pikalt püsiks, jah, aga mitte niimoodi, et sa päeval paned teda kogu aeg juurde. Kui ta hakkab sealt juba 3., 4. minema, et siis ta on juba hea igapäevaseks kasutamiseks ja päeva jooksul värskendamiseks ka. Kuigi ma pean ütlema, et kui on õline näonahk, tuleks kindlasti arvestada sellega, et ainult setting spreist ei piisa. Et tuleb ikkagi päeva jooksul teha see puudrine touch-up ja siis sellele võib lihtsalt lisada juurde seda kinnitusspreid.